Tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele ja mul on nii hea meel sind siin näha ja sellel hooajal ma proovin olla hästi tubli ja ikkagi igal reedel üks video välja panna. Ja aitäh ka kõigile, kes on mulle kirjutanud, et millest nad rohkem tahaksid teada saada ja mida nad tahaksid rohkem näha. Aga täna ma ei tee mitte midagi, et see tuleb selline video, kus ma ainult räägin sellest, millest võiks abi olla just alustavale aednikule, et kui sa oled juba tegus aednik ja sa tead, et sa tead kõike juba, mida sinul on vaja teada, siis sa võid rahulikult selle vahele jätta või siis sa võid kuskil kommenteerida, et mis sinu jaoks oli alustava aednikuna nagu kõige sellisem keerulisem koht ja kus sa oleksid tahtnud, et sul oleks kelleltki nõu küsida olnud. Aga põhjused inimestel on ikkagi väga erinevad, miks nüüd minu poole on ka pöördutud, et kes on soovinud aiaga alustada, et üks kõige leebemam põhjus ilmselt on see, et elukorraldus on muutunud ja nüüd on see aed lihtsalt tekkinud ja see maa on olemas või pind ja soov on hakata seal siis ka asjalikult toimetada. Aga on ikkagi väga palju tõsiseid põhjuseid täna, et eks kõigepealt ongi see suurem risk toiduhindade juures ja võib-olla isegi toidu kättesaadavus. Mõned inimesed on ka lihtsalt ärganud ja mõelnud, et nüüd aitab, et ma hakkan ise oma perele toitu kasvatama. Aga on ka neid inimesi, kellel on peres väiksed lapsed ja nad on lõpuks taibanud, kui palju rõõmu see tegelikult toob ja päris lihtsate asjadega saab seda ka selliselt korraldada, et ka päris väiksed lapsed tegelikult saavad käe külge panna ja ise näha, kuidas need taimed kasvavad ja ise oma käega seda saaki noppida. Ja ma olen mõelnud päris mitu punkti läbi, millest võiks siis rääkida ühele alustavale aednikule ja need punktid ei ole mitte mingisuguses olulisuse järjekorras, vaid lihtsalt nii nagu nad mulle pähe tulevad. No kõigepealt oleks väga hea, kui sa leiaksid endale sõbra, kes juba aiandusega tegeleb ja hea oleks, ta oleks sulle lähedal, et sa võib-olla mõtled, et ma ei tea mitte kedagi, aga sa ei pea otsima aianduse haridusega inimest, et aiandus on selline asi, mis on tegelikult hobina väga tehtav. Ja see ongi selle asja juures kõige huvitavam, sellepärast et iga aed on erinev ja iga aednik on erinev ja me kõik kasvatame niivõrd erinevaid asju. Et seda sa saad ka kindlasti kohe teada, aga näiteks kui sa elad sellises kohas, kus on sul väga suhtlusaltid naabrid ja sa näed, mis nende aias hästi kasvab, siis seda ma võin küll öelda, et aednikud on ka natukene edevad inimesed ja me hea meelega näitame oma aeda, kui see huvi on siiras. Et sel juhul on kindlasti mõistlik ka oma naabritega suhteid soojendada ja uurida, et mis neil aias kasvab, mis neil hästi kasvab. Näiteks võid uurida, ma ei tea, et milliseid tolmuandjaid neil on olemas näiteks ploomide või murelite puhul, et ka sellist koostööd saab tegelikult teha, sest meie aiatolmeldajad ei tunne krundipiire, vaid nemad käivad ikkagi seal, kus neid õisi on. Ja võid muidugi ringi vaadata ka sotsiaalmeedias, et ka minu rõõmuks on väga palju eestikeelseid aiandusalaseid sisuloojaid juurde tulnud, et nad on küll väga seinast seina ja eks nende usutavus on väga häid, on minust väga-väga palju paremaid sisuloojad ja on ka selliseid, kes kasutavad ai sisu. Et sellest ka natukene räägin lähemalt, aga leia endale sõber, leia endale mõned kanalid, mida jälgida ja lihtsalt proovi rahulikult sisse elada sellesse maailma. Teine asi, mida ma alati ikkagi rõhutan, on see, et ära hakka kiirustama oma aias toimetamistega, et näiteks kui sa oled pärinud kelleltki aia, et seal varem on olnud tegus aednik, siis ära esimesel aastal kohe hakka väga suuri ümberkorraldusi tegema. On hea, kui sa saad seda aeda näha näiteks sügisel, siis sa juba tead, kust kevadel ka midagi tärkama hakkab. Ja ära arva, et sulle mingid asjad nagu ei meeldi, et ma olen näinud neid meelemuutusi ikkagi väga, et sügisel on inimene mulle öelnud, et see on kohutav, et seal on 50 poiengipõõsast, aga kui ta kevadel näeb seda õitemelu, siis ta on nagu jaa, see on täpselt see, mida minul vaja oli. Ja sa ei tea kunagi, kust midagi hakkab välja tulema, et ma ise olen puhastanud kreegivõsa, arvates, et see on kreegivõsa, sest nii mulle öeldi, ja seal sees olid imelised ploomipuud ja me tegime need korda ja põhimõtteliselt need hakkasid ka kandma. Ja seal on nagu sellised sordid, mida me ei saanudki aru, mis sordid need on, aga need olid imelised sordid, nagu tõesti päris ploomid. Nii et anna endale aega ja ära kiirusta ja ära torma kohe kõike üles kaevama ja endale lihtsalt suurt muruprotsi rajama, kui see muidugi pole ka sinu eesmärk. Väga ilusad aiad ongi ju sellised, kus on lihtsalt väga ilusti hooldatud muru. Aga mõtle asjad läbi, enne kui sa tormad väga suuri ümberkorraldusi oma aias tegema, et eriti kui see on juba varem rajatud aed, võib-olla ta mõneks aastaks jäänud hooldamata,
seda tõenäolisem on, et sa leiad sealt erilisi aardeid. Ja kui sa oled saanud mõne vana taluaia ja seal võib olla mingisuguseid vanu sorte, need ei pea olema ainult puud, viljapuud, põõsad, marjapõõsad, seal võib olla ka vanu maitsetaimi, isegi lilli, siis proovi seda rikkust ka teistega jagada, et Eestis on väga palju inimesi, kes tegelikult seda väga ootavad, et saaks seda headust ja just neid vanu pärandsorte säilitada. No kui sa hakkad aianduses ikkagi rohkem ringi vaatama, siis tõenäoliselt hakatakse sulle ka kohe kõikvõimalikke reklaame näitama, sest et sa oled uus sihtmärk. Ja ma saan sellest elevusest aru, sest see kõik on nii põnev ja see on kõik nii värviline. Aga ma natuke tahaks hoiatada, et ära kohe hakka kõiki asju endale kokku ostma. Sest esiteks sa saad aru, et aiandus ei ole odav hobi, et sa lihtsalt sa ei saa kõiki asju tasuta ja on väga palju asju, mida ei saa odavalt teha. Ja kui sa teed need algusel odavalt, siis sa pärast ikkagi teed nad ümber ja siis sa ikkagi maksad rohkem selle eest. Aga igasugused sellised väga erilised sordid, väga sellised sordid, mis ei sobi meie kliimasse, mis on väga troopilised, et need esialgu, kui sa vähegi endas jõudu leiad, et jäta need esialgu kõrvale, et sa jõuad veel hiljem selle kõigega tegeleda. Asi on nimelt selles, et kõik see, mis tundub ka liiga hea, tõenäoliselt seda ongi ja ega ta sinu aias või sinu käe all ei kasva, et alusta asjadest, mis on sulle tuttavad, mida näiteks söögiks tarbimiseks sinu pere on harjunud sööma ja mida sa juba tunned ka ja sa tead, milline see taim peab välja nägema, sest väga sageli on niimoodi, et saak näeb ühtemoodi välja ja see näiteks on väga ilusal ja hästi kujundatud seemnepakendil seal eksponeeritud, aga taim näeb ise hoopis teistsugune välja, et kõik sellised avastushetked, mis on väga ekstreemsed, need jätta enda hilisemasse aednikukarjääri. Ja selle erilisuse juures peab tegelikult sellest tehisintellektist ja AI-st ka natukene rääkima, et mind ennast on jäänud häirima mitmed sellised müügikanalid, vist võib nende kohta öelda just Facebookis, kus siis müüakse mingisuguseid saagipiltidega väga erilisi viljapuid, väga erilisi lilli ja kõike muud sellist. Et selline AI genereeritud pildisisu on jah, see on põhimõtteliselt selline ohumärk, millest võiks nagu lihtsalt üle scrollida ja kohe sellega mitte algust teha, et ka mõned sisuloojad eestikeelsed on hakanud rohkem AI-d kasutama ja ma saan sellest aru, sellepärast et AI on tegelikult väga hea tööriist, et oma mõtteid korrastada ja aidata nagu sisus loogilisust üles ehitada ja muud sellist. Aga ma arvan, et ka ainult, üks mesilane tuli, ma arvan, et ainult tööriistaks ta peakski jääma. Et AI-l on selline paha komme, et tema on niisugune optimist ja ta suudab teha need kujutised ka nagu liiga ilusaks. Loomulikult aitab see sellele müüjale hästi kaasa. Ta saab oma kaubast lahti, aga sinu jaoks tähendab see seda, et sa võid oma esimesel aastal saada väga suure pettumuse osaliseks, sellepärast et see AI loodud kujutlus aiandusest ei pea paika. Et kui sa juba natukene ringi ka vaatad, siis sa tegelikult hästi kiiresti hakkad seda ka märkama. Mõned pildid on juba täna nii head, et on raske öelda, kas see on tõesti kellegi kasvuhoonest kohe nüüd praegu korjatud imeline värviline saak või see on siis tehtud AI poolt, et paraku niimoodi on, et ta on igasse valdkonda ennast juba sisse söönud ja kes ei ole sellest teadlik, ilmselt saab petta. Aga miks ma sellest räägin, ongi see, et minu jaoks on see murekoht, et kui inimesed ikkagi on leidnud endale aianduse ja nad esimesel aastal juba pettuvad selles kõiges ja nad ei jätka aiandamist, siis see on lihtsalt pahatahtlik selle poolt, kes niimoodi vastutustundetult seda tehisintellekti loodud sisu kasutab. Ja on ka sisu jah, just osas, mis mind väga häirib, et lastakse AI-l kirjutada mingi postitus, tõenäoliselt keegi ei loe seda läbi ka ja siis on mingisugused väga ebaloogilised aiandussoovitused seal levimas. Et esimene asi, mis mulle kohe silma jääb, on see, et seal kasutatakse väga palju emotikone, et siis see on unustatud seadete alt see välja lülitada, et seda saab teha. Aga kõik need lauseehitused
see kõik on nii, ta ei ole tegelikult õiges eesti keeles ja sisu ka ikkagi antakse sellist nõu, mida võib-olla risti vastupidi üldse teha ei tohiks ja see jällegi viib selleni, et paisutatakse üles väga suured ootused, et sa hakkad sellist saaki saama, sa nii hästi hakkad elama ja sellised viljapuud, aga tegelikkuses see asi võib-olla isegi ei lähe üldse kasvama. Aga mul on hea meel, et eestikeelseid sisulõjad rohkem on, aga ma näen ka seda, et rohkem ikkagi näidatakse seda, mis kõik on nii hästi ja nii hästi õnnestunud ja on ka mõned, kellel ma näen, et nad tegelikult on, näiteks okaspuude puhul, et nad on oma puu vahepeal välja vahetanud, aga nad ikka räägivad, et mingi see toode tegi seda nii hästi. Et eks ikka me tahame näidata kõik ennast kõige paremast küljest, aga aianduse puhul on sihuke lugu. Ja see on alati nii, et alati midagi ebaõnnestub. Minul ebaõnnestub iga aasta midagi. Vahel ma vist unustan sellest rääkida või lihtsalt see on õppetund mulle endale. Aga see, just see ka, et aednikud on siis seal, näitavad ennast puhtas suvekleidis, laia kübaraga. Mina teen ka seda vahepeal siis, kui ma puhkan oma aias, aga sellist nagu, kui ma toimetan, siis jah, mul on päris koledad dressid selle jaoks ja siis ma alati mõtlen, et tegelikult kõige rohkem asju ma teen vahepeal hommikul, just suve hommikuti vara ära siis, kui ma tulen oma kohvitassiga pidžaamas ja hommikumantlis õue. Võib-olla ma peaks seda näitama. Ei, ma arvan, et ma ei usu, et see ilus vaatepilt on. Aga lihtsalt ongi, et sellist filtrit võib endas ikkagi arendada ja see on ilmselt ka mujal valdkondades, et ikkagi näidatakse seda ilu ja neid ilusaid lilli ja ilusaid saake ja kõiki asju ja ilusaid juurikaid, mis sealt mullasest välja tulevad, aga see tegelikkus on hoopis midagi muud ja ma tean neid noori alustavaid aednikke eriti, kes võib-olla veel ei ole saanudki ise, ma ei tea, mullaga kokku ja neil ei ole enam neid vanavanemaid, kellel on maal mingisugune kodu olnud või suvila, kus ka nagu pisikesena neid kogemusi saada. Ja kui nad lõpuks nagu aru saavad, et ma tegelikult päriselt panen käed mulda, siis see šokk on ikkagi täiesti drastiline. Nii et ma arvan, et eestikeelset suunamudimist aianduse alal on vaja, aga ma ise oleksin rõõmsam, kui ta oleks realistlikum päris eluga koos. Aga kui sa ikkagi algust teed, siis esiteks väga tore, et sa seda teed, et sa võid hiljem ka endale väga tänulik olla selle eest. Aga alusta rahulikult ja alusta väikselt, ära kohe tee suuri plaane. Planeerida võid sa küll seda, et kui sa soovid teha oma esimese aiamaa, et kus ta sinu krundil kõige paremini paikneks, et leia selline koht, mis ei ole nii käidav ja kus oleks palju päikest ja ka kasvamisvõimalus oleks mõistlikul lähedal. Et seda kindlasti planeerida, aga tee algusel endale väike aiamaa, et täiesti okei on teha, ma ei kujuta ette, 10-20 ruutmeetrit. Et see ongi selle jaoks, et sa saaksid ka oma aiaga ja aiamullaga rohkem tuttavaks ja pane kindlasti kasvama neid asju, mida sa juba tead, mida sa tarbid, mida sa oled harjunud sööma või näiteks suvelilli, need, mis sulle ikkagi nagu endale päriselt meeldivad. Ja esimesel aastal sa ei pea kohe hakkama seemnest ise kasvatama, seda ettekasvatust tegema, et ettekasvatus on üldse täiesti eraldi teema ja see on seemnete hankimine ja nende taimeks kasvatamine, mis on piisavalt sellised head taimed, mida ka välja istutada, see on täiesti eraldi teema ja täiesti eraldi ettevõtmine. Et väga okei on, kui sa esimesel aastal näiteks ostad endale taimed või siis, nüüd ausalt ütlen, siis mina tegelen ettekasvatusega enda aia jaoks, mul jääb alati taimi üle. Ja mul on nagu mõned sõbrannad ja peretuttavad, kes alati küsivad, et kas sul on mõni tomatitaim, kas sul on natuke lilli, ikka midagi on alati. Et meil on alati väike varu endal ja siis, kui kõik ikkagi läheb plaanipäraselt, loodame, siis need taimed jäävad üle. Ja selles mõttes sa võiksid valida ka mõned hästi kiirekasvulised taimed. Et kui sulle meeldib salateid süüa, siis nendega on väga tore just kevadel alustada, sest ilm on jahedam ja nad ei õidu ja sa saad tõesti neid lehti. Ja maitsetaimed on ühed hästi vahvad asjad, millega algust teha. Esiteks sa saad väga kiiresti juba sealt üht-teist võtta ja sa saad kohe selle tarbimiskogemuse endale teha, et isegi kui sa kasutad maitsetaimi ainult garneeringuna, siis sa saad juba selle edukogemuse kätte ja sinu pere ka näeb, et ahaa, et nagu päriselt reaalselt asjad kasvavad ja päriselt reaalselt saab midagi kasvatada endale.
Ja kui sa ikkagi jääd pikemaks ajaks püsima sinna aeda, siis näiteks hekid ja viljapuud on küll miski, mille võiks esimesel või teisel aastal ära istutada. Hekkidega on selline lugu, et väiksemad taimed lihtsalt on taskukohasemad ja nad lähevad ka paremini kasvama. Ja hekkidega on selline asi, et kindlasti siis vaata ringi, vaata, mida teised on endale istutanud, et mina tegin ka seda, et kui ma siia selja taha selle viirpuuhekki istutasin, ma jalutasin ringi siin ja vaatasin, mis teistel on hästi kasvanud ja mis mulle nagu meeldis, sest siis sa näed ka, mis see tulevikuperspektiiv on, milline ta välja näeb. Ja oma elupuuheki rida ma jätkasin sama elupuusordiga, mida minu ümberkaudsed naabrid teinud. Selles mõttes on siin naabruskonnas ringiliikujatel ka see üldmulje sellisest koduaia haljastusest palju rahulikum ja silmale mõnusam vaadata. Viljapuude ja marjapõõsastega on selline lugu, et neil läheb ikka päris mitu aastat, enne kui nad sinna kande ikka jõuavad. Et need asjad võiks küll tegelikult üsna ruttu maha panna. Viljapuudest mul on rohkem videoid ka, aga samuti sa ei pea kohe istutama endale virsikut ja aprikoosi, et kui sulle meeldivad õunad, siis mõtle, kas sa tahad suviõuna või taliõuna, et kas sul on taliõuna kusagil hoida, kuni ta saab päris tarbimisküpseks. Kas sulle meeldivad murelid, kas sulle meeldivad ploomid, kas sa tahad varast ploomi või sa tahad ploomi, mis võib-olla septembri lõpus alles valmis on. Ja noh, muidugi marjapõõsad ka, et see valikute võimalus on lõputu. Ja Eestis on väga palju puukoole, kes siiski ei kasvata oma istikuid ise, vaid nad toovad need sisse. Et ole ka tähelepanelik, kellelt sa need ostad. Aga kõiki asju muidugi ka väikestel puukoolidel pole võimalik ise paljundada, aga on alati igal puukoolil on oma mingi nišš, mida nad paljundavad, millele neil on emapuud olemas, kus nad siis võtavad pookimismaterjali. Ja väga okei on küsida ka puukoolidest otse, et kas see on teie kasvatatud või kas te olete sisse toonud. Ja miks ma seda rõhutan, on sellepärast, et meie Eestis kasvanud taimed, nad kohanevad meil paremini ja tõenäolisemalt ta elab ka meie keerulised talved paremini üle. Et loomulikult on ahvatlevad hinnad toidupoodide istikutel, ahvatlevad hinnad, kus sa saad tellida soojemast kliimast endale palju soodsama hinnaga neid taimi, aga tõenäosus, et nad ka hästi kasvama hakkavad, et neil on olemas näiteks sobiv tolmeldaja ja et sa selle oma raha eest midagi saad ka, on oluliselt väiksem, nii et ikkagi tasub osta kohalikust puukoolist hästi koolitatud võraga viljapuu, sealt sa saad kindlasti veel 15 väga head nõuannet ka kaasa, et kuidas oma aeda istutada, kuidas tema eest hoolitseda ja seal on nagu suhteliselt tõenäoline, et kõik läheb ikkagi väga hästi. Ja kui sa ikkagi endale juba tood koju huvitavaid tomatisorte, maitsetaimi, viljapuid, marjapõõsaid, siis pane kirja ja pane sildid taimedele juurde, et ma tean, et see tundub nagu nii elementaarne, et ma ju mäletan ja ma tean. Isegi mina vahepeal unustan ära, mis asi see on ja ma siiamaani kevadel vaatan lilleveenduses, et mida, mis ma siia olen kasvama pannud, et eelmine nädal ma vaatasin, et mis taim see on, see on krüsanteem, mis on talvitu, hästi külmakindel. Iga kevad ma mõtlen, miks ta selline on. Iga kevad ma mõtlen, miks mu Mount Hood nartsiss on kollane, aga tegelikult ta on kollane siis, kui õis avaneb, aga ta paari päevaga läheb lumivalgeks. Et pane sildid juurde, et just tomatite puhul, et kui need on pärimussordid ka ja su see sort väga meeldib, sa saad ju ise seemet võtta, aga siis on sul hea ka, kui sa tead, mis selle sordi nimi on. Ja kui sul sõbrad käivad ka külas, siis nad kindlasti küsivad, et kuule, mis sort see on, et see on nii hea. Ja eks see on heas mõttes ka hea võtta lihtsalt täiesti tavaline vihik ja pane endale kirja, mis sa istutanud oled. Ja sinna vihiku vahele võiks panna ka taimepassid, mis tulevad näiteks viljapuudega kaasa. Et seal on tegelikult kõik oluline info peal olemas. Kui sa jätad selle taimepassi koos selle etiketiga sinna taime külge, siis tõenäoliselt ilm ja päike teevad sellega oma töö ja ta ei ole enam loetav ja võib-olla sul ei ole tšekki alles või mis iganes. Et pane asjad kirja, et see võib-olla nagu tundub tüütu lisakohustus, aga hiljem sa oled endale tänulik, et sa tead, mis sa endale kasvama panid ja oskad teistele ka öelda, et mis sinul hästi kasvas. Üks asi on, mis ma näen, et alustaval aiapidajale on üks suur peavalu ja suur väljaminek on kasvuhoone.
ja tead, mis sul ei ole vaja seda kasvuhoonet. Ei ole vaja esimesel paaril aastal. See on üks kallimaid asju tavaliselt, mis esimesena soetatakse. Aga kui sa nagu hakkad oma aias toimetama, siis sa tõenäoliselt teed ka oma plaanid mitu korda ümber. Ja siis see kasvuhoone asukoht võib-olla hiljem ei ole ka enam nii hästi paigas ja siis sa pead selle ikkagi ümber tegema. Kui sa nüüd mõtled, et ei, et ma nagu tahan reaalselt nagu tomatit ja kurgi kasvatada, siis sa saad seda teha avamaal. Sa saad seda teha rõdupottides. Sa pead lihtsalt tegema sordivaliku. Sa võid oma kurgile lavatsi ka ehitada, kui sa tahad, mingisugusest väga lihtsamast materjalist, aga kurk kasvab ka väga hästi avamaal ja tegelikult sa saad 10-eurose kattelooriga ka meie külmade öödega väga hästi hakkama. Tomatisortide valik on meeletu ja sa saad valida determinantsed ehk siis puusast tomatid või kääbustomatid, mis on õige pisikesed. Sa saad neid avamaal kasvatada, et meil on avamaa sorte, Eestis on aretatud, vaata Maaelu Teadmuskeskuse lehelt ja kusagilt Eesti avamaa sorte, mis on ka suhteliselt haiguskindlad, et soovitan just nendest alustada. Ja on väga palju pärandsorte, mis kasvavad väga hea meelega mingisuguses rõdupotis või siis avamaal peenras. Jah, päriselt. Et proovi algusel lihtsalt, kas sa üldse tahadki nende tomatitega tegeleda, et mitmed nagu avastavad, et tegelikult mulle see väga ei meeldigi. Aga sa ei pea esimesel aastal endale kasvuhoonet ehitama ja ostma. Kui reaalselt ei pea. Üks nõuanne veel, mis mul ikkagi on see, et alusta kohe kompostimisega. See on üks parimaid asju, mis sa saad enda ja oma aia jaoks teha. Et vähe sellest, et sa ei pea enam kilekottides endale koju komposti tassima, kas see on siis valmis neid substraate. Mina vahepeal ostan neid juurde, kui mul nagu ei tule välja. Mul on 2 kompostriauna. Iga selle küljemõõt on 1,20 ja mul läheb alati komposti puudu, et siis ma siiski võtan midagi juurde poest ka. Aga selle võrra, kui palju mul seda aiasodi ikkagi tekib, mida ma ei jäta sinna, kus ta tekkinud on, sinna tekkekohale, mis mul läheb komposterisse. Selle võrra ma tegelikult saan endale väga head materjali aeda juurde teha, mida ma saan siis kasutada istutustel, multsimisel, kasvuhoone mulla parandamisel, oma savika mulla parandamisel, et ta kulub mul kindlasti ära. Et see mitte ka ei hoia sulle nagu raha kokku, vaid et sellesama kompostiga sa tegelikult saad oma aiamulda kogu aeg rikastada ja kui sa sealt nagu saagina kogu aeg midagi ära võtad, siis muidugi pane ju tagasi ka ja just see kodune kompost on tegelikult väga hea asi, mida sinna tagasi panna. Ja täna on ka ju tegelikult väga ilusaid nägusaid kompostereid tehtud, et enam ei ole valikus ainult need mustad plastkastid. Et mina näiteks palusin oma kaasal teha need vanadest põrandalaudadest ja ma tõrvan selle iga kevad üle tõrvaõliga, mis on naturaalne. Ja ta on mul mingi üle 10 aasta vist juba olnud ja ta nagu üldse ei lagune. Ja minu aeda see sobib, minu aias on see nägus. Aga kui sina ei taha näiteks puidust teha ja sul ei ole seda materjali võtta, ilma et sa seda ostma peaksid, siis täna on juba väga ilusaid kiirkompostereid ka, mis näevad ka nägusad välja. Nii et ei pea häbenema seda ja see ei pea olema aianurgas mingid sodihunnikud lihtsalt, mis on nagu nii jube. Et kompostimine on õnneks hästi populaarseks saanud ja tänu sellele on selle kohta ka rohkem informatsiooni hästi lihtne leida. Ja teine asi kompostimise kõrval, mida ma ikka soovitan teha, on koguda vihmavett kastmiseks, et see ei ole ainult sinu veearvele hea, vaid see vihmavesi on ka taimedele parem. Et kui vihma sajab, on väga hästi, aga kui sul on vaja vahepeal ikkagi taimi toetada ja juurde kasta, siis vihmavesi on selleks kuival ajal parim valik. Ja mis ma viskan veel öelda? No ära karda nõu küsida, selles mõttes, et me kõik oleme ju kuskilt alustanud ja on hea, kui sul on keegi, kes juba teab ka, mis sul parasjagu käsil on ja teab sinu tausta. Eks mõnes aiandusgrupis seda nääknemist ikkagi on, aga eks neile tuleb ka vastu hakata. Et üks põhjus ka, miks mina oma kanali tegin, oli see, et mulle väga ei meeldinud see, kuidas seda nõu antakse alustavatele aednikele ja milline see nõu on, et vahel tõesti hoia kahe käega peast kinni, et nagu miks sa soovitad inimesel nagu seda teha, see on nagu nii halb, ta ei jää ilma sellest taimest.
Igatahes kindlasti küsi nõu ja on tõesti väga hea, kui sa leiad ka mõne sõbra, et sa ei pea otsima oma tutvusringkonnast aiandusharidusega sõpra, vaid kindlasti on neid, kellel on oma aed ja kes hea meelega oma kogemusi jagavad. Ja mina isegi vahepeal küsin teistelt nõu, et ma arvan, et ma juba oskan aeda pidada. Et ma olen aiandust õppinud, ma olen saanud sel alal pikalt töötada just siseaianduses, nüüd ma saan oma kodus teha kõike, mida ma vähegi tahan ja mida eelarve kannatab. Aga mina ka küsin vahepeal nõu, sellepärast et ei ole võimalik, et sa tead kõikidest asjadest kõike. Ja kõiki asju ei pea ise oma nahal järgi proovima, et see nõu küsimine on väga okei, et seda ei pea nagu häbenema. Igatahes ma loodan, et sa said siit natukene nõu juurde. Mina igatahes nautisin oma kohvi siin õunapuu all ja ülased õitsevad ja kellelgi on ikkagi meemesilased siin, et siin filmimise ajal ka ma nägin neid siin. Ma ei tea küll, kellel siin ümberringi, aga väga vahva. Väga vahva on seda näha, et muidu mul on ainult kimalased siin. Ja see, et sa juba vaatad selliseid videoid, mis aiandusest räägivad ja sa tahad rohkem teada saada, siis ma ütlen, et tegelikult sellega on sul pool võitu juba olemas ja tõenäoliselt see köögiviljakorv ja lillevaas on juba pool täidetud. Ainuüksi sellega, et sa juba tegeled. Ja ikkagi vaata neid videoid ka, mis ma varem olen salvestanud, et ma olen proovinud ikkagi teha selliseid videoid, mida on ka nagu vaja olnud ja millest on kellelgi kasu olnud. Aga kui sa näed ka, et mingi asi on nagu väga karjuvalt puudu ja sellest tahaks nagu võib-olla läbi minu vaatevinkli rohkem teada saada, siis loomulikult kommenteeri kas või siia alla ja kui kõik sobib, siis ma proovin selle video ka teha. Mina lähen täidan nüüd oma kohvitassi ära, aga sinule toredat alustamist aianduse teekonnal.